Riigi kinnisvara aktsiaselts sõlmis konsortsiumiga aktsiaselts Maru Ehitus ja aktsiaselts Ehitustrust 3,9 miljoni euro suuruse lepingu Jõhvi riigigümnaasiumi õppehoone rajamiseks. Ehitustegevusega alustatakse juulis ja kool avatakse 2015. aasta sügisel. Uus gümnaasiumihoone ehitatakse praeguse Jõhvi gümnaasiumihoone kõrvale aadressil Hariduse 5B ning selle juures pööratakse erilist tähelepanu nüüdisaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ja energiasäästlikkusele. RAKS-i eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada Jõhvi riigigümnaasiumi koolihoone, mis oleks õppetööks igati sobiv, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev ning mille ülalpidamiskulud oleksid võimalikult väikesed. Valdav osa 2-korruselise koolihoone suuruseks on kavandatud ligi 4000 ruutmeetrit ning selle on projekteerinud arhitektuuri- ja inseneribüroo osaühing Esplan. Praegusest Jõhvi gümnaasiumi ruumidest jäävad ühiskasutusse spordisaal ja köök ning raamatukogu fondi hoidla. Mõlemad hooned on kavas ühendada galeriiga. Gümnaasiumi võrgustiku korrastamise tulemusena koondatakse mõlema praeguse Jõhvi üldhariduskooli gümnaasiumi astmeklassid uude gümnaasiumihoonesse ning Eesti ja Vene gümnaasium reorganiseeritakse põhikoolideks. Riigigümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 450. Haridus- ja Teadusministeerium, Jõhvi vallavalitsus ja RAKS on sõlminud 3-poolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RAKS, kes muuhulgas viib läbi vajalikud riigihanked. Jõhvi tulevase riigigümnaasiumi rajamist rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni kinnitatud elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng meetmest gümnaasiumi võrgustiku korrastamine. Jõhvi valla võimud arutasid ühistranspordi doteerimisega seonduvat ning otsustasid Kohtla-Järvelt küsida täiendavat informatsiooni selle korraldamise kohta. Jõhvi soovis tutvuda avaliku linnaliinide teenindamise lepingu ning selle lisadega ja saada andmeid e-piletisüsteemi kohta, et saadud informatsioonist tulenevalt teha edased otsused ühistranspordi kaasrahastamise kohta. Vallavalitsuse ja volikogu esindajatel tekkis küsimus ka selle kohta, miks küsib Kohtla-Järve Jõhvilt doteerimise suurendamist keset aastat. Esitades selle aluseks fakti, et reisijate arvust 25% on jõhvilased. Samas oli jõhvilastest sõitjate suurusjärk teada juba 2 aastat tagasi, 2012. aasta kevadel, mil Ida-Virumaa valitsuse tellimusel viis MTÜ linnabussiliinide kontroll koostöös Kohtla-Järve linnavalitsuse, Jõhvi vallavalitsuse ja maavalitsuse spetsialistidega läbi reisijate uuringu. Uuriti 16 000 sõitja liikumist 390 bussiliinil. Uuringu tulemuste järgi oli sõitjate seas 22,66% Jõhvi valla elanikke. Seega on sõitjate arv praegu vaid 2,34% suurem. Miks ei arvestanud Kohtla-Järve selle infoga enne riigihanke välja kuulutamist? Soovivad Jõhvi valla võimud teada. Kohtla-Järve ja Jõhvi vahel sõlmitud ühistranspordi kaasrahastamise leping lõppes 30. juunil. Selle järgi maksis Jõhvi Kohtla-Järvele 10 000 eurot pool aastas. Kohtla-Järve saatis Jõhvile kirja, millest teatas, et kavatseb 1. juulist küsida Jõhvilt ühistranspordi kaasrahastamiseks umbes 10 000 eurot kuus. laulu ja 19. tantsupeol ajapuudutus, puudutuse aeg kohtuvad 2 olulist märksõna, aeg ja puudutus. Peatume ja mõtleme, mis on see, mis meid elus päriselt puudutab. 26. laulupeo esimese kontserti kava, ajapuudutus, toob meieni väärtusliku varamu alates esimesest laulupeost. Teise päeva kavas on palju uut loomingut tänaste autorite sulest. 19. tantsupidu puudutus on muinasjutt, mis on sündinud igatsusest, et mõistaksime märgata seda, mis on päris ning ei jookseks aina oma õnne eest ära. Kas me suudame ohjad haarata või kühutame 1004 elust läbi? Peatumine nõuab julgust, puudutamine pühendumist. On meie endi teha, milline saab olema meie ajapuudutus ja lugu. On meie puutuste aeg.
Tantsuetendused toimuvad 4., 5. ja 6. juulil Tallinnas Kalevi Keskstaadionil. Laulupeo esimene kontsert, ajapuudutus, toimub 5. juulil ning laulupeo teine kontsert, puudutuste aeg, toimub 6. juulil. Peole eelnes Aga tule teekond, mis sai alguse Tartus 15. juunil. Tuli jõuab Tallinnasse täna 4. juulil. 15. juunist 4. juulini 2014 toimuval Tule tulemisel külas külla käest kätte viisid kohalikud koorid, tantsurühmad, orkestrid, peo tuleb peolinna teatesõiduna jalgratastel. Enam kui 1000 kilomeetrine teekond kulges Tartust läbi Tartu, Jõgeva, Ida- ja Lääne-Virumaa, Järva, Rapla ning Harjumaa Tallinnasse. Tartu meeskoor Akadeemiline Emajõgi koos naistekooriga Emajõe laulikud said laulu- ja tantsupeo aktsiaselts korraldatud avaliku idee konkursi võitmisel austava ülesande viia 2014. aasta laulu- ja tantsupeo tuli Tartust Tallinnasse. Peotuli süüdati raadil 15. juuni päikesetõusul ja see jõuab tantsupeole 4. juuli õhtuks. Eilsest kolmapäevani asub Kaitseressursside Ameti kutsele ajateenistusse enam kui 1700 noormeest, kellest kolmandik teeb seda oma vabal tahtel. Juulikuise kutsumisega alustavad ajateenijad, kelle ametikoht eeldab 11 kuulist teenistust ehk autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühma ülemad. Lisaks enam kui 1700 noormehele alustavad vabatahtlikult ajateenistust ka 19 neidu. Peagi algavat üldlaulu- ja tantsupidu silmas pidades tuli Kaitseressursside Amet vastu enam kui 150 lauljale tantsijale, kelle ajateenistusse asumine satub samal ajale suurpeo ja selle proovidega. Amet pakkus noormeestele võimaluse alustada ajateenistust erandkorras alles pärast laulu- ja tantsupeo lõppu. Nii et peol osalenud noormehed peavad varem määratud väeosadesse ilmuma 7. juulil. Sellekohase ettepaneku said pidulistest kutsealused kirjalikult ja pidid selle võimaluse kasutamisest ka Kaitseressursside Ametit teavitama. Väljaõppe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti riigi esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana. Pärast ajateenistuse lõppu jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena. Ajateenistuse kohustust kutsutakse täitma 3 korda aastas, jaanuaris, juulis ja oktoobris. Ajateenistuse kutsumine on plaaniline tegevus, mis toimub kaitseministri määruses ette antud mahus. 2014. aastal näeb määrus ette kokku 3162 kutsealuse ajateenistuse kutsumise. Vabatahtlikuna võib tänavu ajateenistusse astuda kuni 38 neidu. Eesti pikim trossi laskumine on kindlasti üks elamuste rohkem atraktsioon. Sõit käib mäetippu ehitatud tornist 600 meetri kaugusele kulgevat trossi mööda, mille jooksul võib laskumiskiirus tõusta kuni 80 km tunnis. Soovi korral saab poolel teel ka hoo kinni pidada ning suurepärast Ida-Virumaa ja Soome lahe vaadet nautida. Kuid kuidas siis sai kogu seikluskeskuse idee alguse? Üks 13-14 aastat tagasi mul hea sõber Janek Maardelt tuli mulle siia külla ja siis ma tõin ta siia mäe peale, kuna me siin ise tihtilugu käisime sõitmas ja tõin ta siia lumelauaga sõitma. Ja tema tol ajal oli aktiivne harrastaja ja siis tal jäi see koht väga meeldima ja ütles, et seda mäge võiks kuidagi aktiivsemalt ära kasutada. Ja siis sealt need mõtted edasi hakkasid arenema. Ja. Et me just nüüd saime valmis ja avasime trosslaskumise, mis on täiesti ainulaadne oma nii-öelda siis mõõtmete poolest, pikkused ja kõrguse vahet kindlasti ei ole sellist näha ei Baltikumis ja Skandinaavias. Selle sõidu pikkus on 600 meetrit ja kuna kõrguste vahed on suured, siis ka need sõidukiirused on väga suured, et tippkiirused on 100 kilomeetri, ligidale 100 kilomeetrit tunnis. Keskmine kiirus kuskil 70 kilomeetrit tunnis. Kiviõli seikluskeskuses on veel ka palju muid ja huvitaid võimalusi veeta oma vaba aega aktiivselt. Näiteks on võimalik peale trossi laskumise sõita pagisafari, mängida paintballi ja palju muud huvitavat.
Suvi on kõigi oma ahvatlustega Eestimaale jõudnud ning kuumad ilmad meelitavad inimesi aina rohkem veekogude äärde jahutust ja meelelahutust otsima. 2. juunil algas Päästeameti selle suvine veeohutuskampaania Ära laseb purjus sõpra vette, mis tuletab meile meelde, et mitte ükski reklaam ei suuda purjus inimest vette minemast takistada, aga sõbrad suudavad. Alkoholijoobes ujumise ohte näitav sotsiaalkampaania ütleb, et halvima saab ära hoida juba kaldal. Päästeamet paneb inimestele südamele, et suverõõmude ja vabaduse nautimisega ei tohiks aga unustada tervet mõistust ja ohutut käitumistava vältimaks õnnetusi. Seda nii veekogude ääres ujudes, paadiga sõites või muul viisil meelt lahutades. Läbi aastate tõuseb uppumissurmade arv hüppeliselt suvekuudel. Tavapäraselt on see kõrgeim juunis või juulis. Sellel perioodil hukkunutes suurem osa moodustavad mehed, kuid võrreldes eelnevate aastatega on pidevalt tõusmas ka naiste osakaal. Enamusel uppumisjuhtumitest on läbiv märksõna jätkuvalt alkohol. Hoolimata sellest, et ollakse teadlikud joobes vette mineku ohtlikkusest, kaob alkoholi mõjul ohutunne ning inimene läheb veekogusse end värskendama, ujuma või oma võimeid proovile panema. Iga-aastane uppumissurmade statistika on karm. Eestis uppus 2012. aastal 54 ja 2013. aastal kaotas veeõnnetustes oma elu 56 inimest. Sel aastal on seisuga 2. juuni 2014 uppunuid 21. Peamine põhjus, miks õnnetused juhtuvad, on ohutusnõuete eiramine. Suplemine, mis on eelkõige väga tähtis ohutusnõuete jälgimisega, kuna praeguse aja statistika näitab, et uppumissurmad on põhjustanud eelkõige alkoholi tarbimine. Ja alkoholijoobes vetteminek on suur osa siis põhjusteks ja siit siis üks kuldne reegel. Kui jood, ära ujumas käivaid kaine peaga ja hoolitse selle eest, et ka sinu sõbrad pärast alkoholi tarvitamist vett ei läheks. Lapsed, suvi ja veekogu, need kuuluvad kõik omavahel kokku ja lapsi loomulikult jaanipäeval vee juures ei tohiks tähelepanu jätta. Lapsed naudivad vett, see peaks olema neile ohutu ja kõikide väikeste laste järve juures loomulikult vastutavad nende vanemad. Ärge jätke lapsi veekogu äärde hetkekski järelvalveta. Kuldne reegel, kui laps on vees, olgu ka vaem vees.